Me liigume edasi ja mul on rõõm kutsuda esinema Torni inglisekeelsest tõlkest rääkima Tiina Ann Kirss. Sulgu torni. Ma sulgun torni. Sellesse valgesse, mis elevandi luust olevat tehtud. Kui meelsasti ma sulgun sellise kuritegelikul teel saadud materjalist torni. Aga seda torni pole kunagi olnud ega ole. Ja vähemasti pooltel neist suurtest loomadest on kihvad alles. Elevandid ise on ka veel alles. Ainult meie räägime veel mingist ajast ja arust keelt, kui öelda tuleb otse. Pane end vangi. Kehtesta tsensuur. Ära hõiska enne õhtut. Võib tulla pikkade nugadega öö. Shut yourself in a tower. I shut myself in a tower. That white one, supposedly made of ivory. How willingly I shut myself in a tower, made of such criminally obtained material. But that tower has never existed, nor does it now. At least half of those large beasts still have their tusks. The elephants themselves remain. Only we still speak some kind of outmoded language, to put it straight. Put yourself in prison. Impose censorship. Don't shout before evening. It could be a night of long knives. Võimalus tõlkida, võimalus reeta, nagu prantsuse ja itaaliakeelne ütelus seda märgib, on võimalus mõista poeetikat seestpoolt. On võimalik mõista alternatiivse tõlgendusruumi kaudu väga mitmeid erinevaid aspekte kirjaniku poeetikast. Ja selle tõlkega, selle luuletuse tõlkega algavad juba probleemid esimesest sõnast, kuna sulguma on selline verb, mida ei saa tõlkida transitiivse verbina inglise keelde, vaid peab appi võtma kohe refleksiivse. Shut yourself, mitte shut. Ja kõige hullemini mõjuvad need ülekanded ja need väljakutsed sellega, et tonaalsus kogu aeg nihkub ja keeleregistrid ei ole enam hoomatavad. See on tõlkijale võib-olla kõige suurem väljakutse Mihkelsoni luuletustega üldse. Ja ma märgin, see on üks aspekt Mihkelsoni poeetikas, mis mul on kogu aeg kuidagi tundunud, et see on mõistetamatu, kui ta poolitab sõna keset rida või poolitab rea lõpus ühe sõna. Ja näiteks selles luuletuses juba 4. rida on sõna kuritegelikult, aga see kuritegelikult on poolitatud keskel. Ja seda absoluutselt inglise keeles teha ei saa. See mõjub, nagu ta tuleb kuskilt täiesti erinevast nurgast ja see lihtsalt ei tööta. Aga see mõttekatkestus, mis sellest tuleneb, seda saab lihtsalt niisama üritada teiste võtete kaudu edasi anda. Aga sellised vigurid on Mihkelsonil oma luules väga sageli, kus ta selle asemel, et lasta seda mõtet edasi kulgeda, ta katkestab selle sõna keskel. Nii et mõttekatkestused, mis mõjuvad luule algupärandis ühtemoodi, võivad mõjuda tõlkes hoopis teistmoodi ja häirivalt. Võime võtta ka kõnekäändude näite. Eestikeelseid kõnekäändeid kasutab Mihkelson ohtralt ja kasutab neid väga loominguliselt ja mõnikord paradoksaalselt. Ja siingi selles luuletuses on kõnekäände ajast ja arust, mida ei saa kuidagi viisi tõlkida nii lihtsasse ja igapäevasesse keelde, nagu see eesti keeles ilmneb. Ja ma kasutasin selles tõlkes sõna outmoded, mitte isegi old-fashioned, vaid outmoded, et kui juba see nihe toimub, et siis toimugu ta natukene vanema sõna suunas.
ja jõudkuda siis sellisena sellesse luule uude registrisse. Ma tegin natuke erinevalt otsuse teise kõnekäänuga, mis selles luuletuses esile tuleb, ära hõiska enne õhtut. Selle asemel, et seda asendada mingisuguse ingliskeelse väljendusega, ma otsustasin ta tõlkida literaalselt. Don't shout before evening. Ja ma jätsin selle sinna paika lihtsalt selleks, et ta tuleb nende teiste kujunditega, selle viimase 2 reaga tulevad need kujundid esile ja see kujund püsib. See õhtu ja öö seos, mis viimase 2 reaga esile kerkib, tuleb niimoodi paremini esile. Aga probleemid lähevad suuremaks, mida üha edasi. Loen ühe teise luuletuse. Töötu lindprii mõjub kui kummitus. Ta on loomult seaduste väline. Talle ei sobi sotsiaalses hierarhias ükski lahter. Varapärimisega on ka pahasti, sest ta polegi sündinud. Ta on otse kui kiusuks jäetud. Öördamisest puude tõttu päästetud. Enese alalhoid temal ei tööta. Lindprii defineerib fakti, mille teisik on peitnud end tumeainesse. Vahel vaatab lindprii otsesu silmade sisse ning sa põgened karjudes, miks Jumal ei aita. Lindprii vaikib linnuna, kes pole nähtav. The jobless outlaw is like a ghost. His very nature is outside the law. Not a single category in the social hierarchy fits him. Inheriting property is troublesome too, for he hasn't even been born yet. It's as if he has been left behind as a taunt, saved from denunciation by a handicap. Self-preservation doesn't work for him. The double of the fact the outlaw defines is hidden in dark matter. Sometimes the outlaw gazes right into your eyes, and you flee screaming, "Why won't God help?" The outlaw is silent, like an invisible bird. Selles luuletuses tekib sarnane dilemma, et kuidas edasi anda väga lihtsas keeles öeldud väljendusi teises keeles, kui sama register lihtsalt lingvistiliselt ei sobi. Ja siin on eriti oli raske tõlkida sõna öördamine, mis tuleb esile võõrsõnana või murtesõnana, ma ei tea täpselt isegi kumb, aga tuleb esile keset luuletust sellise värske nähtusena. Aga kuidas seda sõna edasi anda, ei ole muud abi kui ingliskeelne sõna denunciation. Ja siis puude tõttu päästetud, saved from denunciation by a handicap. Ja selles luuletuses on väga sageli selliseid sõnu, mis nõuavad seda nihet abstraktsema suunas inglise keeles. Ja teine valik, mida ma tegin oma tõlkes peaaegu et põhimõtteliselt olles selles suunas liikunud, on, et ingliskeelses väljenduses näiteks selle asemel, et öelda is not, öelda isn't, nii-öelda seda liidet, et ma otsustasin kasutada seda lihtsamat isn't, mitte is not, ja seda siis läbivalt igas luuletuses, nii nagu see esineb. Aga lõpus on need niisugused poolriimid või riimid, mida Mikkelson kasutab kavalalt, kui ta nimetab lõpuks lindpriid võrdluses linnuna. Lindprii vaikib linnuna, kes pole nähtav. Samamoodi inglise keeles ma ei saanud seda linnu assotsiatsiooni muidu esile tõsta, kui lausa seda sõna kasutades. The outlaw is silent like an invisible bird. Nii et sellised lahendused on tegelikult poolikud, aga nad on paratamatud.
Agne mainis eelmises ettekandes seda keerulist luuletust, kus ta leidis lausa mitu intertekstuaalsust, Efes ja Hostov ja nendele sünnipäraselt või sünnipärast andeks andmine. Selles luuletuses ma tõstsin käed üles ja leidsin, et see on täiesti võimatu seda luuletust inglise keelde tõlkida. Mitte ainult sellepärast, et need on nii mitu erinevat vihjet, vaid sellepärast, et need vihjed iseenesest on juba nagu hüüdnimedega asendatud. Nii et seda efekti, et võtta Friedrich Reinhold Kreutzwald ja sellest teha Aida Vidri, see distants keeleregistrite vahel on lihtsalt liiga suur, et seda on võimatu järele teha. Ja siis dekoreerida sellist luuletust mitme ülaviitega või alaviitega joonealuse viitena tundub, et rikub seda luuletust ja loob talle lausa karikatuurse ilme. Nii et selle luuletuse ma jätsin heaga välja oma repertuaarist, aga mõni teine luuletus kiusas mind hoopis, et seda edasi töötada. Ja see on luuletus Maailma serval, sellel on 3 osa. Ja ma postitan teid ainult 2 osaga, aga ma räägin, et esimeses luuletuses istub luuletaja Raekoja platsil ja on ilus suvine päev ja tegelikult on juba sügis, sellepärast, et tudengid on tagasi, nad ei ole mitte laiali, ilmalaanel laiali, vaid nad on tagasi tulnud ülikooli, aga on nii ilus päev, et luuletaja istub koos teiste inimestega väljas ja sööb lõhet ja joob punast veini. Ja siis ta jõuab selles luuletuses peaaegu, et lause lõpus sinna, kus ta räägib lõhe maitsest ja lõhest seoses ühe vana professoriga, kes on just tulnud, kõndinud mööda ja ta on oma väitekiri, mis ta on lõpuks publitseerinud raamatuna. Ja see sõna lõhe siis kõlab kahemõttelisena äkitselt, et ta räägib sellest, kuidas midagi on lõhestatud, aga see nüanss on niivõrd kaval ja niivõrd harukordne selles luuletuses, et ta tekitab pisikese huumorimomendi. Aga selle teine pool on muidugi üsnagi sünge, et need lõhed, millest ta räägib, on tegelikult üsnagi määravad. Aga seda ei saa anda edasi, kuna sõna lõhe eesti keeles kõlabki kahemõttelisena, aga inglise keeles sõna salmon absoluutselt ei kõla. Nii et küsimus on, kas panna selle lõhe maitse juurde the taste of a split või jätta see luuletus hoopis ilma vihjeta, jätta see sõna salmon paika, nii nagu seda teeb soome keelde tõlkija, või jätta see luuletus jällegi veel kord välja. Ja see otsus on tegemata, aga kuna luuletuse teised 2 osa on huvitavad ja ei tekita sarnaseid probleeme, siis ma otsustasin esialgu jätta see lahendus sellisena, et ma muudan selle sõna salmon sõnaks split selles lauses, kus ta esineb ja siis järgmises või viimases lauses, viimases reas lõpuks siis ometi salmon. Aga vaatame korraks Maailma serval 2 teist luuletust, kus ei ole otseselt seda probleemi. Siin samas paigas ja täna me otsustame sõita Pariisi. Me oleme süvaveekalad. Meil on see võimalus, kui tervis ei tekita lõhet tegelikkuse ja soovide vahele. See oleks siis hüvasti jätt selle linnaga, millest mul nägemata jääbki talv. Eelmisel sügisel kuulasime tänavamuusikuid. Ilm oli jahe. Taustaks Notre Dame. Me oleme eestlased. Sealt kusagilt põhjast. Hõredalt asustatud valgete ööde maalt. Enne pimedat tuleme koju. Right here and now we decide to travel to Paris. We are deep sea fish. This is possible for us as long as health does not create a split between reality and our wishes. This would be farewell to that city. I will have seen in all seasons but winter. Last fall, we listened to street musicians. The weather was cool. Notre Dame in the background. We are Estonians from somewhere up north.
a sparsely settled country of white knights. We will be home before dark. Kui me siin lähedalt vaatleme, siis sõnalõhe esineb selles luuletuses uuesti, aga seekord ilma kahemõttelisuseta üldisemas mõttes. Kes on lugenud esimest luuletust, see muidugi taipab, et see sõna kordub ja seekord natukene teise nüansiga, aga et ta ei tekita sellist kahemõttelisust nagu esimeses kasutuses. Siin me näeme jällegi ühte Michelsoni, kui mitte strateegiat, siis taktikat, et ta katkestab teatud mõtted ära just siis, kui lugejal hakkab mugav, kui lugeja hakkab tunnetama, et ta on aru saanud, et ta taipab, millega tegemist on, siis ta muudab seda registrit ja see muutub jällegi väga ebamugavaks luuletuseks. Ja siin ta signaleerib meile kas või seda mõttekatkestuse olemasolu, et tänavamuusikud on poolitatud originaalis. Aga seda jälle ei ole mõtet teha, kuna street musicians on täiesti korralikult inglisekeelne ilma selle sidekriipsuta, et seda ei ole vaja sinna sisse panna ja mis funktsiooni see täidaks selles luuletuse retoorikas, kui me paneksime ta sisse. Aga see koht, kus ta mõtted katkestab, ei ole otsekoheselt ka mitte selge, sest neid mõttekatkestusi, väiksemaid mõttekatkestusi on rohkem. Kas või see, et see oleks siis hüvasti jätt selle linnaga, milles mul nägemata jääbki vaid talv. Nii et see, mis tal nägemata jääb, on juba katkestus selles suhtes, mis eelmisest inkarnatsioonist tuleb. Aga mis tuleb meil kõige rohkem esile luuletuse lõpus, on, et ta katkestab selle Prantsusmaa visiooni täiesti selle deklaratsiooniga, et me oleme eestlased. Ja kui seda luuletust korduvalt lugeda, siis see, meie oleme eestlased, suhtestub selle väitega, et me oleme süvaveekalad. Et need kaks deklaratsiooni lähevad justkui nagu riimi omavahel, mõttelisse riimi. Nii et selles mõttes ei ole võimalik anda abi inglisekeelsele lugejale rohkem, kui et usaldada, et need mõtte paradoksaalsused, need mõttekatkestused ja need ühendused jäävad paika luuletaja algses artikulatsioonis. Nii et selle Prantsusmaa visiooni ta katkestab selle mõttega tagasi tulles eestlaste juurde ja siis enne pimedat jõuame koju, aga me enne pimedat jõuame koju kust valguse linnast. Et see terve valguse linna tagaplaan mängib selle luuletuse taustal ja need valged ööd ja valgus kui selline Pariisi kui linna omadus hakkab niimoodi vaikselt luuletuse taga kostma. Aga ikkagi see valik, mida teha nende poolitatud sõnadega, kui need tulevad täiesti mõistetamatult ja äkitselt ja panevad lihtsalt selle dünaamika seisma, kuidas me kergesti silmaga üle laseme, et see on dilemma, mis tõlkijat kogu aeg kummitab. Et mida ta sellega teeb, kas on vaja või ei ole vaja poolitada sõna keskelt või tekitada liitsõna vahele poolitusmärgi. Kuulame Maailma serval 3. Iga liigutus saab ajalooks, sest nüüd oskame seda tähele panna. Välispidiselt suletud mälu on kui must karp, mis võiks anda teateid õnnetuse põhjuste kohta. Ajavoog haarab nooremad kaasa. Me seisame millegi serval. Meie pilk ulatub kaugele ette. Aga ka meie ei tea, kas nad jõuavad tagasi samasse kohta või pääsevad mööda. Every move will become history, because now we know how to notice it. Memory sealed from the outside is like a black box that might give reports about reasons for the accident. Time's current sweeps the younger ones along. We are standing on the edge of something. Our gaze stretches far ahead.
But even we do not know whether they will return to the same place or squeeze past. Siin on taas selline mäng vihjete ja kordustega, mis teeb tõlkijale keeruliseks registrivaliku. Ja luuletuse keskel on see väide, me seisame millegi serval. We are standing on the edge of something, mis ei tundu haakuvat eelnevaga ega ka järgnevaga, aga katkestab selle mõtte sellest mustast kastist ja sellest välispidiselt suletud mälust, mis on kui must karp, ja see põhjus, mida otsitakse või leitakse juhuslikult, on teateid õnnetuse põhjustest. Ja see õnnetus ja inglise keeles sõna accident tuleb sisse ja lõpetab selle pikema kujundi, mis alustab välispidiselt suletud mäluga. Aga et edasi ta ei liigu, me ei kuule mitte midagi sellest õnnetusest edasi, vaid tuleb uus deklaratsioon, ajavoog haarab nooremat kaasa. Ja siis me seisame millegi serval. See on justkui oleks 2 katkestatud jutuajamist, mis ainult ühe rea annavad kaasa sellele luuletusele kui tervikule. Ja luuletus jääb õhku rippuma. Ja jääb selle mõttega õhku rippuma, ei tea, kas nad jõuavad tagasi samasse kohta või pääsevad mööda. Kas nad on need samad noored, kellest oli juttu, või on see abstraktsem nad? Samamoodi võime küsida, kes on meie? Ja oma tõlkimise käigus ma asusin mõtlema sellega, et see meie, mida luuletaja sisse paneb mitmel pool, ei ole mitte ainult eestlaste meie, ta on palju laiem. Aga samas sellesse meiesse me ei saa sekkuda enne, kui me võtame selle eestlaste meie arvesse nii mitmes luuletuses kui võimalik. Nii et esmalt tähendab see meie kaasmaalasi ja alles siis läheneb ta üldinimlikule tasandile. Selle meie kaudu luuletaja vaeb ohumärke, rahvuslikke illusioone ja patoloogiaid, ajaloolisi paradoksaalsuseid ja paratamatuseid. Ja tules tagasi esimese luuletuse juurde, milles justkui sõnastub manifest, imperatiiv, sulguda torni, sulguda elevandiluust torni, mis osutub olematuks ning võimatuks, siis me võime küsida, et kas selle sulgumise kiusatus tuleneb tegelikult refleksiooni vajadusest või kaitserefleksist. Sellepärast, et luuletuse viimane rida kõneleb meile, et tuleb või on tulemas pikkade nugadega öö. Aga see luuletuse keskmine osa, kui me võtame just esimese luuletuse uuesti natukeseks ette, teeb võimatuks, et selles tornis oleks mingit kaitset. Ja teeb ka võimatuks, et selles tormis oleks mingit isegi selget kuju, sest me ei saa aru tema mateeriast. Et elevandiluust, torn elevandiluus säilitab selle sideme elevandiga, inglise keeles kaotab see mõiste ja tekib sõna ivory, mis on õige vaste, aga see paneb natukene mööda selles tähenduses, mis elevandiluust hoidis selgelt ülal. Ja sellest luule tõlkimise protsessis ma märkan nagu seespoolt seda poeetikat tunnetades ka seda, et Michelson on oma lüürika impulsi taltsutanud peaaegu et enne, kui ta selle lüürikaga alustab. Nii et nendes luuletustes, kus on lüüriline alge, tekib kiusatus tõlkida see luuletus, harmoniseerida see luuletus lüüriliseks selle asemel, et kuulata neid mõttekatkestusi ja selle järele siis joonduda, et see katkestused tulevad räigemalt esile. Ma lõpetan ühe luuletusega veel. Varsti ei tuldagi enam tagasi. Teine rahvas avastab maa. Ununeb Wesenberg ja Weissenstein, Oberpalen ja Viimsi. Hansu Tõnis popsutab piipu ja silmitseb hindavalt hobust, mis konutab keset tühja õue. Ta on üks väga vana viirastus. Nii nagu ma isegi olen arusaamatu vilksatus kellegi teise unes, mida nägija
hommikul enam ei mäleta. Mul on ikka veel raske mõista meie olematuse üheaegsust. Soon they will no longer return. Another people will discover this land. Wesenberg and Weissenstein, Oberpalen and Viimsi will be forgotten. Hansu Tõnis puffs on his pipe and measures the horse with his eye, the one standing still in the middle of the yard. He is a very old phantom. Just as I myself am an incomprehensible flicker in someone else's dream that the dreamer no longer remembers in the morning. I still find it hard to understand the simultaneity of our non-existence. Selle luuletuse viimased 2 rida mõjuvad kui järelmõte. Jällegi see lüürilise mõttekatkestus toimub just sellel kohal, kus lugeja on end mugavalt sisse seadnud ja arvab, et nüüd tuleb sümbolistlik, täiuslik tervik. Ja selle asemel katkestatakse meie mõte ja antakse meile hoopis midagi muud hambusse. Nii et lõpetuseks ma ütleksin seda, et Mickelsoni inglise keelde tõlkides ja siin oleks tegelikult väga palju kasu sellest, kui saaks toimuda mõttetalgud või tõlketalgud ja pakkuda erinevaid võimalusi Mickelsoni luule erinevates kitsaskohtades, inglisekeelses grammatikas ja inglisekeelses vormis jagu saada. Aga et ma olen ise otsustanud, et need luuletused, kus on liiga palju vihjeid, nagu FS ja Vostov, jäävad lihtsalt välja. Aga need luuletused, millel on üksikud sellised vastukõlad, mis vajavad ehk teist sõna või selle kahemõttelisuse kaotust, siiski neid luuletusi kasutada ja poetada isegi võõrsõna sinna keskele, kus vaja. Ja poolitamistega jääb nagu poolitamistega ikkagi on, et seda mõttekatkestust ei saa kunagi teha samas kohas, teises keeles ja niimoodi see paraku peab jääma. Nii et tõlke kadusid võib siin etile tuua teisigi, aga et Mickelsoni luules on kõige tänuväärsem moment ja see on üllatas mind, kui ma tõlkima hakkasin, et tema selline mõttestav ja rahulik rida annab end inglise keeles väga hästi rütmiliselt esile tuua. Nii et need pikemad narratiivsed luuletused kanduvad üle inglise keelde ükse rahuliku kõnerütmiga ja seal ei ole midagi karta. Raskem on nende luuletustega, kus on kasutatud tõepoolest igapäevast keelt, igapäevaseid kõnekäändusid ning rõhutatud neid uue paradoksaalsuse või tähendusega. Nii et ma katkestan siin ja loodan, et selle tööga ma saan kunagi lõpule jõuda ja praegust see edeneb jõudsasti, aga see vajab küpsemis- ja laagerdumise aega. Aitäh kuulamast! Suur aitäh, Tiina. On küsimuste aega? Aarne, palun. Tuuakse ka mikrofon. Kuule, see oli nii vahva. Mul ka mitu asja ja lõpus mulle väga meeldis see mõttetalgute idee, et tõepoolest teinekord seda tahaks. Ma olen ise vähe tõlkinud ja mingid 10 kord luuletust ma olen ka inglise keelde pannud, peamiselt seoses sellega, et mul on mõni eesti kirjanduse artikkel ja seal on luule näited sees ja siis ma lihtsalt tõlgin nad ära ja mitte joonealusena, vaid kohe ütlengi, et selline ta võikski olla inglise keele. Ja väga jõulisi asju tuleb ja näiteks mulle meeldis see koht, kus ära hõiska enne õhkut, tõlgid selle sõnasõnaliselt, literaalselt. Ja see on nii tugev ja nii võimas ja tundlik emakeeles, inglisekeelne lugeja võib siit ka täiesti aimu saada, et see on neil tõenäoliselt idioom. Eks ju, see tuleb kohe ilmsiks, sellepärast, et siis tuleb see öö tuleb ja sa tekitad nagu nendele uue idioomi. Et see on minust, niisugused kohad on väga võimsad. Sellepärast ka Kaalep tõlkis ja pidas ennast tõlkijana palju olulisemaks kui luuletajaks, sest et see tõlke saavutada luule nauding on tegelikult palju suurem kui originaalluule loomine. Ma olen sellest ka täiesti veendunud. Aga siis üks see mõttetalgute koht oli mul seoses selle
selle lõhega näiteks. Lõhe kui kala ja lõhe, mis siis on, pragu või mis, eks. Ja seal, mul on olnud niimoodi, et kui natuke ja satud samade kohtade peale ja siis ma olen avastanud seda, et kui natuke aega nuputada, siis väga sageli ikkagi lahendus ilmub. Aga natuke aega ta peab siis nagu nuputama ja mõttetalgud selleks ju hea asi teistega nagu läbi rääkida ja siis, kui sa mõtled näiteks, et ta ei söö nii sama lõhet, vaid ta sööb lõhefileed ja see on üks split salmon ja siis võtad selle splitti ja või viita järgmise positsiooni, et siis see lõhe inimeste vahel between, eks ju, et ja siis inimesed võiksid olla nagu tervikud oma kooslustes, aga siis nad on fileeritud, lõhestatud ja sa saad sealt selle silla ja ongi lõhe. Ja, et on niimoodi. Väga hea mõte, aitäh. Veel küsimusi kindlasti on inimestel. Siin, kas keegi veel ei olnud, siis Jaanika, olgu. Ja, aitäh. Tegelikult selline kahtlane küsimus või ettepanek tõlkijatele üldse. Et mulle tuleb praegu meelde, et millegagi on tehtud seda tempu või kellegagi, autori loal muidugi. Et on sellised problemaatilised luuletused, kus on palju nimesid puistatud. On ka need nimed asendatud selles keeles teises kultuuris vastavate nimedega. Et kas selline temp ei tuleks kuidagi arvesse? Aitäh. Antud juhul ma ei tea, ma kahtlen, aga see mõte iseenesest on võluv, et niiviisi teha. Aga kuidas teostada sellist asendust nende spetsiifiliste luuletajatega ja kultuurilooliste tegelastega on äärmiselt keeruline. Aga see on muidugi selline väljakutse, mida võib aidata lahendada mitmed moodi. Jah. Nii, kas on veel küsimusi tulemas kelleltki? Oleme natuke üle läinud, aga tegelikult ma tahaks ikkagi kasutada võimaluse ise ka midagi küsida, kuna mul mikrofon juba käes. Või oli? Kas oli? Siis las tuleb küsimus ikka. Või ei olnud? Ei olnud, sain valesti aru, igatahes. Praegu sai rääkida pikalt sellest semantikast, nendest nüanssidest, nendest väljenditest ja eestikeelsest idiomidest, aga ma mõtlesin seda, et seoses selle tänapäeva situatsiooniga, mis on nüüd paljastunud meile suuresti, et me elame, Eesti ja Ida-Euroopa elab kuidagi nagu ühes maailmas, mis paljastus eriti kuidagi selle sõja algusega ja Lääne-Euroopa ja Ühendriigid elavad nagu mingisuguses teises maailmas. Ma tahtsin küsida seda, et kuidas sulle tundub, et kas selle semantika all olev sükene nagu geograafilis ajalooline situatsioon, mida justkui ka tõlkija alati paratamatult tõlgib, et see Mihkelsoni nagu see nagu aeg, kus ta tuleb, et kas see on ka kuidagi, kuidas see tõlkub inglise keelde? Või see sükene nagu mingi, kas on selles ka mingi tõrge või see läheb kuidagi sujuvalt üle? See on väga huvitav küsimus, väga oluline küsimus. Ja minu meelest see küsimus tekib ja püstitub just nendes kohtades, kus on mõttekatkestus. Või selline koht, kus kaks luule osa justkui kattuvad, aga siis järgmine osa läheb hoopis teises suunas. Ja minu meelest ma tajun, et üha enam, et ma ei tohi tõlkijana üritada seda vahet kokku lappida. Ma pean laskma nendel asjadel olla oma eristuses ja seista niimoodi eraldi, aga ilma konsonantsuseta, dissonantselt pigem. Ja usaldada seda ruumi või seda vaikust, mis jääb nende kihtide vahele. Nii et selles mõttes ma arvan, et see luuletus tõlkes lahendab selle küsimuse samamoodi, aga see võib-olla see vahe tundmine on natuke järsem. Aga et see tuleb jätta need asjad, erinevad kontinendid täiesti erinevasse olekusse, nii nagu nad on ajaloolis, kultuuriliselt. Just ilmselt lugeja siis lihtsalt aimab sealt seda. Aga tegelikult ongi meie aeg läbi. Veel kord suure aitäh Tiinale.